Kõigepealt ma räägin võib-olla natukene sellest olevikust ja võib-olla sellest, kuidas meie seda loodusturismi mõistame ja võib-olla ka mõnest sellisest vaatest või mudelist, et kuhu siis loodusturism Eestis liikuda võiks. No kõigepealt peab kindlasti seda mainima, et meie akadeemilise uurimisasutusena kindlasti ei tegele loodusturismi nii-öelda uurides, vaadeldes, mõistes kindlasti mitte ainult ettevõtlusega. Ettevõtlus on sellest ainult üks osa, et meid huvitavad nii tasulised kui ka tasuta turismitegevused, samuti siis avaliku sektori poolt pakutavad hüved nagu RMK, samuti mis toimub ka erasektoris, maaturismi pool, agroturismi pool, kõik see, et tegelikult kõik see selline puhkus maal kuulub ka tegelikult sinna alla. Noh, võib-olla jah, et seal on see vahe sellises kaistavas looduskeskkonnas ja mitte kaistavas looduskeskkonnas, aga tegelikult meid huvitavad kõik need erinevad valdkonnad. Ja siit jooniselt on ka tegelikult näha, et siis me üritame mõtestada kõiki neid elemente, seda joonist võiks siis nimetada kui sellist loodusturismi toimetamise keskkonda, kus on siis töö ja vaba aeg, eks ju, puhkus, sport, rekreatsioon, turism, mis kõik sinna sisse käib. Et kui seda joonist võib-olla vaadata, siis see loodusturism on kuskil siin keskel, eks, aga vahest on ta siinpool, vahest sealpool. Et meie jaoks on siis jah, nagu siin ka kirjas on, loodusturism nii miskisugune vaatlus, kiiditud retk kuskil kaitsealal, räätsamatk soos-rabas, kajakimatk laiule, samuti metsakümblus, metsajooga, samuti ka Võhandu maraton ja kõik sellised tegevused, mis looduses toimuvad, et meil on jah see vaade üsna lai. Aga mis need kõik ühendab, tegelikult on see, et ilma inimeseta turism toimuda ei saaks ja et ka seda turismi mõista ja ka loodusturismi mõista, selleks tuleb ikkagi vaadata nii-öelda seda klienti, inimese käitumist, eriti võib-olla ka selliste praegustel segastel aegadel on see kindlasti muutunud, kui ta võib-olla veel oli paar aastat tagasi, on see ka uued sellised elemendid tekkinud, aga kindlasti jah, et võib-olla üks selline märksõna, nagu siit jooniselt võite keskelt lugeda, on kogemus, mis seda kõike ühendab, et ma võin teile näite tuua endast, kes ma võib-olla ühel päeval jooksen Tartu maastikumaratoni, teisel päeval käin Peetri Kosmossaarel, kolmandal päeval võib-olla käin avatud talude päeval oma perega, et kliendi huvi on ka päris laiaks läinud, et siin ei saa võib-olla ainult rääkida sellisest kitsast vaatest. Ja kogemus, kõik see nii-öelda ka turismikogemus tegelikult sõlmab endas erinevaid elemente, nii loodust, aktiivset tegevust, kultuuri ja tegelikult kõik need tegevused kasutavad paljuski ühte sama ressurssi, kõik need loodusväärtused, mis meil on ta siis eramaal või riigimaal. Ja natukene on täna ka nendest elementidest juttu siin olnud, aga võib-olla jah, et siis see kogemus ongi siin nii väljakutses, mõjus sellises muutuses, ka keskkonnahariduses inimene saab teadlikumaks, nagu siin Keskkonnaameti esindaja meile mainis, eks ju, et probleeme on võib-olla selliste motoriseeritud, rekreatiivsete tegevustega, et siin tulebki küsida, et kas siin on meie üks ülesanne on ka aru saada, et kas siin tegemist on teadmatusega, lihtsalt pahatahtlikkusega või siis ei ole lihtsalt nendel motoriseeritud nii-öelda rekreatiivsete aladega tegijatel kuskil lihtsalt neid asju teha, eks ju, et siin on ka võib-olla see põhjus. Kindlasti inimese heaolul ja kõige sellisel uudsusel, innovaatilisusel ja kõigel sellel, et me üritame mõista jah sellist kompleksset kogemust. Ja ka kliendid siis hindavad sellist erinevate komponentide koosmõju järjest rohkem, et me ei saa rääkida ainult võib-olla loodusest, me peame siia kõrvale vaatama ka kultuurilisi aspekte, sest tegelikult kes meist reisib ka näiteks välisriik ainult sellepärast, et seal võib-olla kindlalt ainult mingit loodusväärtust vaadata, eks ju, et meil on ka kindlasti mingil määral see kultuurihuvi ja muu.
Mind huvitab see kohalik eluolu, kohalik toit. Ja sellest tulenevalt võib öelda, et see loodusturismi süsteem on muutunud hästi keerukaks ja seda ka arendades ja seda mõistes tuleb pöörata järjest rohkem tähelepanu nendele erinevatele elementidele, nende koosmõjudele. Kui nüüd vaadata, mis meil hetkel Eestis toimub, siis kokkuvõtvalt võib öelda siin erinevate tasemete näol, et turismi juhtimine on meil üsna killustunud, jagatud on meil vastutus, kes mida teeb, samuti nendest vastutusest arusaamine üsna ebaselge tihtipeale. Meil on turismiarenduskeskus, kes teeb teatud tegevusi, siis on meil sihtkoha majandamise organisatsioonid, Keskkonnaamet, RMK, näiteks avatud talude päeva, mis on agroturismi üks selline iga-aastane tähtsündmus, koordineerivad üldse võib-olla põllumajandusega seotud institutsioonid nagu Maaeluministeerium ja nii edasi. Et tegelikult meil ei ole praegu ikkagi väga selge, kes siis sellise riikliku turismi juhtimisega ikkagi tegeleb ja kus see kogu see vaade siis keskpõrandale kokku tuleb. Samuti meil hästi palju erinevaid katusorganisatsioone, mõned on neist siin ka välja toodud, nagu Eesti Maaturism, Eesti Giidide Liit, Eesti Loodusturismi Ühendus, Matkaliit, kes nagu kõik kaevad mingisugust ühte sama rada, aga nad kuidagi erinevad püüavad erineda või püüa ka, et ühesõnaga selline segadus on selles ikkagi, et ja ka selline, võiks siis öelda ka natukene dubleerivad tegevused, et Eesti on nii väike riik ikkagi, et kas meil iga huvi ühendamiseks on vaja esindamiseks on vaja eraldi organisatsiooni, et see on ka selline laiem küsimus. Ja siis ettevõtted, nagu ka eelnevalt on välja toodud, meil on hästi palju mikro- ja hobiettevõtteid, aga nende mikro- ja hobiettevõtjate seas on meil tegelikult vähe selliseid ettevõtjaid, kes suudaksid ka edukalt välisturgudele müüa, muidugi neid on, eks, aga kõik see selline pakettimise võimekus tegeleda pidevalt suurte gruppidega, ressursidki inimeste näol, loodusgiidide näol, et need on meil ikkagi piiratud. Aga positiivsena on meil kindlasti lai teenuste valik, teenused on saadaval üle Eesti ja ütleme, et see valdkond on, nagu ma eelnevalt mainisin, hästi lai, et see on kindlasti üks pluss, mis meil on. Ja tõime ka välja siis mõned sellised loodusturismi arendamist ja pärssivad ja soodustavad tegurid, et kõigepealt ka, et ikkagi meil puudub selline hetkel ikkagi veel ühtne vaade, see vaade, mul on viimaste arengute valguses tunne, et hakkab nagu tekkima, et kuhu see Eesti turism võiks liikuda, paljuski on süüdistatud Covidit, aga Covid on meil siin juba mitmendat aastat, et tegelikult peaks siis ikkagi sektor ennast kokku võtma ja selle vaate kuidagi kanaliseerima, mõtestama, kirja panema. Puudub ühtne riiklik juhtimissüsteem, on üsna killustunud, kuigi ka siin viimased arengud näitavad, et sellist ühtsust proovitakse luua, loodame, et siis sellega läheb hästi. Palju on projektipõhilisust, seda nii riiklikul tasandil kui ka katusorganisatsioonide juhtimises, et elu käib ühest projektist teise projektini, et sellist jätkusuutlikkust on vähe. Puudub kindel erasektoriga koostööd loodud tegevusplaan, et kas siis tuleb initsiatiiv altpoolt või tuleb ta ülevalt poolt, aga tihti võib-olla puudub selline ühtsete sõnumite keel, et need asjad ikkagi tehtud saaksid. Kitsaskohad seadusandluses, eks ju, kes siin turismiseadusegagi näiteks kursis on, teab, et seal on ikkagi Eesti turismi väga vähe, ta on üsna selline üheplaaniline ja selline praegune ebastabiilne olukord muidugi ja kindlasti võib ka välja tuua, et meil ju tegelikult Eestis ei ole turism selline väga prioriteetne valdkond, et need on võib-olla sellised laiemad pärssivad tegurid. Riiklikud arendustegevused on võib-olla sellisele kuvandile, turundusele suunatud olnud ja meil on ka hästi palju struktuurimuutusi olnud riiklikus turismi juhtimises, mis ei ole väga kaasa aidanud sellise ühtse terviku loomisele.
Samuti puudub kogu sektorit ja siin ma mainin kogu sektorit vedav tugev katusorganisatsioon ja paljud loodusturismi ettevõtjad tegelikult, mis on ka paratamatus, tegutsevad ka mingil muul elualal, kellel on põhitöökoht, paljud neist õpetavad, näiteks tegutsevad kuskil mujal, et ka võib-olla selline professionaalsuse kasutamine selles ettevõtluses, et see on ka üks selline küsimus. Erinevad põlvkonnad, et võib-olla need, kes hakkasid siin 20 aastat tagasi tegutsema ja nüüd on selline uuem põlvkond peale tulnud, võib-olla ka nii ei suhestu omavahel, kui võiks. Ja alati jääb see koostöö ja konkurentsi teema, et kui palju siis tegelikult ikkagi seda koostööd tehakse või kuidas ennast seal positsioneeritakse ja kuidas ennast selles nähakse. Ja positiivse poole pealt saab kindlasti välja tuua üldiselt hea looduskuvand, hea taristu, eriti avaliku sektori poolt loodud taristu, millest meil siin ka oli juttu. Kindlasti rohkearvuline looduspiirkondade külastus, mis nüüd siis selle RMK andmetel on ikka mitmed miljonid külastajad meil, et nad on ju kõik ka tegelikult ju potentsiaalsed kliendid, vähemalt võiksid olla ka loodusturismi ettevõtetele mingilgi määral. Meil on tugevad piirkondlikud arendusorganisatsioonid, siin ka mõned liidergrupid ja nii, kes on endale võib-olla sellise rolli võtnud. Ja kindlasti on meil palju häid näiteid, et Eestis on võimalik teha professionaalset seikluse loodusturismi äri. Tõin siia mõned sellised nimed ka välja, neil on tegelikult veel, aga võib-olla mõned, mis siin viimasel ajal on silma jäänud. Ja tulevikuvaatena esimese asjana meie näeme seda, et ikkagi see süsteem tuleks kuidagi korrastada, tuleks leida selline tugev eestvedaja, kes võiks siis esiteks olla kindlasti selline usaldusväärne sotsiaalpartner ja seda hästi paljudele erinevatele nii riiklikele institutsioonidele kui ka organisatsioonidele. Ta peaks siis ühendama ikkagi kogu seda sektorit, mitte väikest nišši ega väikest osa sellest, sest Eesti on tegelikult ikkagi niivõrd väike, eks ju, et kui siin Soomes on tuhandeid ettevõtjaid, siis meil on neid sadu, aga neid ikkagi on. Ja et see ühendatus ikkagi tekiks. Ja erinevad võib-olla sellised tegevusvaldkonnad ka nagu kvaliteet, standardid, sertifikaadid, usaldusväärsus, sest olgem ausad, ega meist ikka väga palju selles laias maailmas ei teata. Ja kõik see enda usaldusväärsuse tõstmine, see kindlasti tõstab meie sellist väärtust turismiturul. Koolitused, väga oluline kommunikatsioon, erinev arendustegevus, kommunikatsioonis on meil ka kindlasti palju lünki täita turismis üldse, et kuidas info ja sõnumid levivad. Teenuste arendus, väga oluline asi, millele nii aeg-ajalt on rõhku pandud, aga mitte alati. Turundus, mis meil võib-olla käib, aga võib-olla võiks ka olla rohkem sellise erasektori initsiatiiviga, et erasektor võiks tulla ikkagi välja nende ideede ja mõtetega, et mida tema siis vajab, mitte et need tulevad kuskilt ülevalt alla, et vaadake, me pakume teile sellist asja, kas see teile sobib. Ja kindlasti ressurss, nii avalik ressurss kui ka eraressursi, selle mõistmine, selle edasiarendamine, et kogu see loodusturism ikkagi, kas ta peab olema võib-olla ainult sellises avalikus või siis avalikus looduses või võiks sellest ka üha rohkem sinna eramaadele minna, et ka see on selline asi, et mille peale kindlasti tulevikus mõelda võiks. Ja mis siis meie teeme ülikoolina, et meil on juba väga pikka aega olnud akadeemiline bakalaureuse ja magistriõppekava, et toonitan just siin, et akadeemiline õppekava, et meie tudengid on ikkagi sellise hästi laia profiiliga lõpetajad, muidugi osad töötavad neist eraettevõtluses, osad siis avalikus sektoris, ka loodushariduses on päris paljud oma sellise suuna leidnud ja nii edasi. Pakume täiendkoolitusi, näiteks nagu meil nüüd teist ringi käib siis avatud ülikooliga giidikursus loodusgiididele, mitmeid rahvusvahelisi projekte, need kõiki siin nimetada vast ei ole mõtet, neid on päris palju.
Siis erinevad uuringud, mida me teeme, need on nüüd hästi laiad. Ma panin siin kõrval on siis mõned sellised ka lõputööd, võib-olla sellised silmapaistvad, mis meil viimasel ajal kaitstud on, et näete ka, et tegelikult see meie spekter on hästi lai, eks ju, et on nii loodusteemalisi töid, on turismiteemalisi töid, kes uurivad nii siis võib-olla sellist kliendikäitumist rohkem, kui võib-olla sellist ettevõtluse poolt. Kindlasti on meie roll olla selline neutraalne kokkukutsuja, ütleme siis facilitator inglise keeles, sest sellel võib-olla eesti keeles ei olegi sellist head sõna. Üks platvorm, mis meil selleks on siis loodusturismi konverents. Sellest ma natukese aja pärast räägin teile, aga jah, et see on meil juba siis 5. aastat järjest. Alati on väga suur huvi selle asja vastu olnud, märtsikuust meil alati on, järgmine nädal on tulemas. Kindlasti meil on selline vaatleja roll ja kindlasti nõuandja roll, et kui meie poole pöördutakse, et nii, et näete, et kas sellist asja saaks kuidagi uurida, mõista, siis me ikka püüame nõu ja jõuga aidata nii palju, kui meil võimalik on. Ja kindlasti üritame ka sellist rahvusvahelist sotsiaalset kapitali koguda ka siis teiste teadlaste näol, teiste organisatsioonide näol, teiste ülikoolide näol ja ka siis enda sellist kompetentsi pidevalt tõsta siis läbi sellise rahvusvahelise suhtluse. Oleme siin ka natukene koostööd teinud Adventure Travel and Trade Associationiga, küll jah, praegu siin keerulistel aegadel on see koostöö natukene võib-olla niimoodi unne suikunud, aga eks me loodame ka seda siin lähiajal äkki natukene elavdada. Mototeemast jah, et Maris Matkur eelmine aasta kaitses väga hea töö Eesti loodusalade kasutus mootorispordi harrastajate poolt, et Keskkonnaametile on ka see info edastatud, et selline asi on tehtud, et siis tasub neid asju lugeda, vaadata vahepeal. Ja siit siis jah, meie õppetooli kontaktid, kes me seal põhiliselt toimetame, et neid inimesi on veel. Siin pildi peal on jah üks selline huvitav asi siin samast Lahemaalt, et kes tunneb selle hoone ära, see on siis Kolgaküla rahvamaja, et meil oli siin üks projekt nimega Community Learning for Local Change, mis pani ka võib-olla natukene sellise väikese impulsi ja andis siis selle Lahemaa turismiühingu loomiseks, vähemalt loodame, eks Kaisa saab öelda, kuidas see oli või ei olnud. Ja siis on võib-olla ka selline väike koostööprojekt sellise mobiilse infokohviku näol, mis ma loodan, et võib-olla siis see hooaeg saab ka palju rakendust siin, et püüame igal pool nõu ja jõuga aidata, et see on võib-olla selline hea näide, et kuidas selline rahvusvaheline koostöö toimib siin Eestis ja ka siis konkreetselt siin ühes sellises rahvuspargis. Ja kutsun teid siis kõiki veel, kes ei ole ennast veel kirja pannud, järgmisel teisipäeval Maaülikoolis on meil siis loodusturismi konverents, milleks siis seekord on külastus ja rekreatsioon, ka võib-olla peamiselt sellepärast, et meil on läbi viidud üks suur KIK-i poolt rahastatud uuring, mis üritab mõista erinevaid rekreatiivseid tegevusi Eestis kaitsealadel, et see suuring hakkab vaikselt läbi saama, et sellepärast sai siis seekord ka selline teema valitud, et vaadake, kava on leitav siis meie ülikooli lehelt ja saab siis nii kohapeal kui ka veebis osaleda. Ja kui teil on küsimusi, siis olen siin ja vastan. Kuhu ma mikrofoni annan? Nii kaua, kui nad mõtlevad... Kuidas? Aivarile. Nii kaua, kui... Või sa soovisid küsida? Jah, ole lahke. Aga räägi, Tarmos. Nii. Power. Anname talle powerit. Kas nüüd on? Pilt on ees igatahes. Ma enda arvates lülitud. Hallo. Sa mainisid seda loodusgiidide täiendkoolitust. Kas sa sellest, ma unustasin seda, Lili korra mainis, et Visit Estonial oli ka seal nagu see kas visioonis või strateegias sees, et loodusgiidide koolitust. Et kas sa selle koha pealt nagu
natukene midagi räägiksid või kuidas see olukord sulle tundub, et kuidas see looduskiidide koolituse seis, kas mulle tundub lihtsalt see, et teie selle 2 grupiga juba hakkab olukord oluliselt paranema? No sellele küsimusele kõige parem vastaja istub seal ehk Marika Kosa, kes on siis ka ütleme niimoodi meie esindaja Giidide Liidu juures, et Marika, soovid sa miskit öelda selle kohta? No selle mõnekorrase koolitusega kindlasti ei saa kellestki täis looduskiid, et see on pigem selline täiendus, ma ei oska öelda. Marko, kes on käinud, eks ole, omandanud selle kutse ja käis veel meie koolitusel juures, võib-olla sina saad öelda, kas me täiendame seda, mida kutsekoolis 2 aastat õpetatakse selleks, et giidiks saada. Aga ma saan aru, et me paiskasime nii-öelda turule sellise koolituse, kus on siis räägitakse sellest teenuse disainist, kliendi vajadusest, giidi omadustest ja riskide juhtimisest ja turundusest. Ja esimene kord meil oli ületäituvus, seekord on ka 10 inimest rohkem, kui meil kohti oli ja mulle tundub, et me peame seda veel ja veel tegema. Et seal on inimesed, kes on juba turismivaldkonnas või giidinduses tegevad ja soovivad sealt siis saada sellist inspiratsiooni, et ma ei tea, võib-olla Marko, sina kui meie nii-öelda selle programmi läbinuna, et oskad sa siis öelda, et kas see juba katab nõudlust turul või et mida veel peaks tegema, kes veel saab turule tulla koolitusega? Sealt ma sain kõik tunnistused, mida mul enne ei olnud. Ei, selles mõttes, et jah, ma lõpetasin just ju Haapsalus looduskiidi, siis tuli otsa see kursus, mis oli siis teisipäevakud ala 2-3 kuu jooksul. Et no mina neilan kõike nagu hooga ja siis selles mõttes, et väga raske on nagu vastata, et kas ma sain nagu siin juurde, ma saan alati, tulen täna siia, mingid oma liinid jooksevad teiste inimeste mõtete vahele ja ma saan alati nagu rohkem kui kodus istudes endale kaasa. Nii et minu jaoks oli väga tänuväärne käimine ja olemine selles kursuses. Väga palju sain, nüüd tuleb jälle kokku panna seda puslet, et kus ma siis ise asun nüüd täpsemalt. Jah, et siin ma veel mainiks seda, et üks asi on võib-olla see uus teave, et nii-öelda kõik need oskused, mis need koolitused annavad, aga oluline roll on siin ka just selle sotsiaalsel kapitalil, eks ju, et ettevõtjad saavad omavahel kokku, nad suhtlevad ja sellest ju tegelikult sünnibki koostöö, eks ju, et siin on neid aspekte mitmeid ja ka teetud selline korrastatus võib-olla, et paneb siis ennast hindama läbi võib-olla sellise protsessi, ennast uuesti mõtestama, eks, et neid põhjuseid on mitmeid. Ja seal osaleb ju mõlemal kursusel on olnud kaua tegevaid professionaalseid giide, kes on tulnudki selle jaoks, et saadagi, et näha, mis teised teevad, sotsialiseeruda ja ka sellel praegusel kursusel, kus meil on üle 40 inimese, samamoodi paljud ütlesid, et nad tulevad lihtsalt teisi inimesi vaatama, lisaks sellele, et need teadmised, et lihtsalt inspiratsiooni. Aga palju küsitakse ka neid erialaseid, olgu siis lilled, linnud, liplikad nii-öelda, et me täiesti mõtleme, planeerime sellist pikka niisugust, nagu öeldakse, mikrokraadi õpet või selliseid täiendusi, et saab pikalt ette teada mitu aastat, et millal me räägime ühest ja teisest, kolmandast teemast selliseid välikursusi. Et nende eest saab ka ülikooli sertifikaati koos EAP-dega ja saategi omale panna selle kõrghariduse mikrokraadi kokku. Pole oluline mikrofoni, aga üks kursade, kes ka 2 aastat Haapsalus looduskiidi õppis, tuli nüüd sinna teie kursusele, Maaülikooli kursusele. Ta oli 1 päeva käinud, ütles, et 1 päevaga põhimõtteliselt võtsime kogu Haapsalu looduskiidi teema kokku. See natuke võib-olla suurustas, võib-olla oli meelest läinud, aga ju siis oli hea esimene päev sellel kursusel, et ta oli väga rahul selle esimese päevaga. Äkki Katrin ütleb 2 sõna ka kursusele? Ja, aitäh. Ma läbisin eelmisel aastal selle kursusega ja ma pean ütlema, et see üllatas minu ootused. Ma olen ka siin piirkonnast küll muuseumiga seotud, aga minu soov oli siis kultuuripärandi vahendajana saada juurde ka seda looduskiidide inimesi ja ka siis seda koolituse sisu, mida ma sain ja lisaks sellele olen andragoog ja mul oli hea meel tõdeda, et ka Eesti Maaülikool pidas oluliseks
nende loodusmatkade ja ütleme giidide professionaalsuse näitajana ka seda, et nad igal juhul püüavad ka midagi siis õpetada, kas või näiteks keskkonnas liikumist inimestele, kes siis nende teenuseid tarbivad. Ja mina olen väga tänulik sellele koolitusele, see täiendas, andis mulle lisavaate, sain ühendada siis need 3 komponenti, mis minu jaoks olid olulised ja luua need tähendused ja see, mida mina soovin inimestele pakkuda. Aitäh! Ehk siis kokkuvõtteks neid koolitusi on vajalik teha selles mõttes, me saime sellest aru. Jah, et ongi, et ega käid koolis ära 2-3 aastat, saad diplomi kätte, kogu lugu, eks ju, aga kuidas siis edasi läheb? Turg ju areneb, eks ju, kõik ju muutub pidevalt, et see on võib-olla väike selline et täiendus nendele asjadele. Mulle meeldis see koosloome, mis hakkas tegema. Tarmole tuli küsimus, Tarmo viitas Marikale, Marika vastas, viitas Markole, siis viidati Katrinil, et see on väga äge nii hoida. Kas keegi tahab veel midagi küsida? Kas saab palun slaidi tagasi, kus sul oli see skeem? Palun neid osapooli või? Jah, see jah. Jaa, et siin ei nagu lahtiseks lähed see eestvedaja või et kas te näete, et Maaülikool ongi see eestvedaja? Ei, kindlasti mitte. Et meie oleme ikkagi uurimisasutus, me saame aidata nõu ja jõuga, aga ma ikkagi arvan, et see eestvedaja roll peab ikkagi, no ideaaljuhul ta võiks tulla tõesti niimoodi, et seal oleks kaasatud nii avalik kui ka kolmas sektor ja võib-olla avalik sektor ka mitte niipidi, et me tuleme teile mingi geniaalse plaaniga ja teeme selle järgi, vaid pigem erasektor võiks öelda, mida me vajame, millist turundust me vajame, milliseid kliente me tahame. Ja avalik sektor ütles, jah, vaadake, et see on meil see raamistik, milles me saame tegutseda, see on meil see eelarve, milles teie saate tegutseda, teeme selle asja koos ära, eks ju. Et praegu on see süsteem, ei ole päris see ja tuleb 10 aasta pärast võib-olla jälle selline üritus, kui see süsteem ei muutu, siis on täpselt need samad probleemid, eks ju. Nii et siin peaks nagu olema ikkagi mingisugune selline paradigma muutus, võib-olla natukene tabe väljendaga, aga jah, nii ta võiks olla. Aga mul oli tegelikult umbes samasugune küsimus enne, kui Aivar küsis, aga ma oleks küsinud, et kes see eestvedaja saaks olla? Et kas see võib olla loodusturismi ühing või on see veel keegi 3., 4.? Ma arvan, et selleks me siin kõik praegu olemegi koos. Et siin ei ole siukest, see on rätsepatöö ju kõik, iga riik, iga sihtkoht on niivõrd erinevad. Muidugi me saame parimatest praktikatest õppida, neist eeskuju võtta, aga tegelikult see, mis meile kõige paremini sobib, et selle me saame ainult, selle mudeli me saame ainult siin, kõik, kes me siin oleme huvitatud asjalised, et me saame selle ise kokku panna. Aitäh! Viimase küsimuse võimalus. Kuskilt ei tule seda, nii et aitäh, Tarmo. Meil on aplaus ka, ja